viimastel aastatel minu arust mina pole nagu väga palju kindlamat penaltit näinud, kui seal andmata jäeti. Aga tookord pääsesime. Tookord pääsesin, praegu ei pääsenud Tovstik, kes Pedošvili vastu vea tegi. Ja... see on õige vend, kellele panna. Sellele 24 oleks olnud varem vaja panna korralik vops siin ja natuke närved, sest siin Tallinnas ka vend siin ikkagi põrkas päris korralikult. Ja... see sama paar, Tovstik ja Pedošvili oli ka Tallinnas, jah? Oli seal korra ju jagati mõlemale ka ühes olukorras kollased kaardid, kui see sama Pedošvili seal väga agressiivselt püsti tõusis ja mingid märke seal Tovstiku suunas tegi. Siit Sendertist tuleb korralik joonlauaga. Liin on Floral siin 16 kasti peale üles märgistatud. No jah, Senjov oma vasaku jalaga seal katab suluseisu võib-olla natukene, aga nüüd Senjovi peal läheb, ikkagi tuleb Iberia esimene 13. minutil ja taas standard olukorrast. Number 19 Nika Tsikharulašvili värava autoriks ja no karm, valus, väga valus. Ja no tuli muidugi väga kvaliteetne tsenderdus ja otse niivõrd pika mehe pea peale ja sealt ja oli ka Grünwald võimetu ja ikkagi saab Siberia oma selle ikkagi kiire avavärava kätte siin mängu 13. minutil ja see on nüüd paha meie Flora poolt vaadates suluseisu siin, jah, see sinu poolt mainitud Senjov kattiski selle vist tundub ära esialgu. Jah, ja Senjovi jaoks jäi see tsenderdus natuke kõrgeks ka ei ulatunud sinna. Esimese ohu sai nüüd Flora likvideeritud. 10 minutit esimese poole lõpuni ja praegu see seis selles mõttes on veel natukene isegi kannatatav, aga õnnestuks siin Floral üks ise lüüa esimesel poole ajal, siis on juba okei. Siit läheb ohtlik pall, aga tuleb hoopis Iberia. Ja nüüd on seis 2-0, mis tähendab 2 mängu kokkuvõttes on Flora 3 väravaga kaotusseisus. Sama mees lööb teise värava ja nüüd on ikkagi keeruline olukord ja 35 ei löödud siin seekord 20 minutiga kahte, vaid löödi 35 minutiga ja no tulevad kergelt ja kardan küll, et selle väravaga on see üritus siin tänasel päeval Flora jaoks läbi. Jah, Tsikharulašvili siis teine värav selles mängus ja no vaatame uuesti siin pigem ei olnud suluseisu, Kolobov kattis ära, vähemalt selle korduse pealt mulle tundus. Kuraksin, no ei julge talle lähedale minna, seisab 2 või 3 meetri kaugusel ja jätab selle vahe sisse. Ma täitsa saan aru, miks ta ei lähe, aga seal peab suutma nagu mingil hetkel ikkagi jõuda sinna sellele ääremängijal lähedale, sellepärast et antud hetkel, see tähendab jalgpalli keeles, et sa oled vaba. See, et Kuraksin seal seisab, see ei tähenda, et vastane ei ole vaba. Ja Kolobov oli ka suhteliselt kellegi maal seal, ei märganud seda välja ja sama võib öelda Flora selle avakohtumise teise poole kohta, et ei olnud ju väga hirmuäratav see Iberia. Nojah, Iberia on siin 2 hooaja vahel palju muutunud ka, et ei ole päris... 5 meest jäi samaks võrreldes eelmise hooajaga. Vaatame selle Flora võimaluse ära siin. Tuleb üks tagasi. Toni Varjund 69. minutil üks tagasi, nüüd on 20+ minutit minna ja 2 veel vaja. Ja näeme, on küll Flora fänne palju ja pakub natukenegi rõõmu ikkagi Varjund siin Flora fännidele ja Varjund ju lõi siin paar aastat tagasi ka Tšeljele värava, siis oli Flora seis veel lootusetum, aga siis ta ju Sloveenias skoori tegi. No Varjund jah, siin on see kaitsedistsipliini Iberia poolt, Varjund seisab 5 sekundit täiesti vabana, siin tundub juba, et magab selle olukorra maha, aga tegelikult lõppkokkuvõttes väga kaval selline nõks sinna sisse parama jalaga, kui panete tähele nüüd see ja siis jalga vahelt. Aga ta hoidis distantsi. 9 nurgalööki Floral ja no ei ole väga ohtlikud olnud. Ja nüüd läheb ka sinna 6 meetri peale ja... Penalti Florale, kas tõesti? On, saba meie! Tristan Toomas Teeväli teenib praegu Florale penalti. No kui see number 5 on või 5 kapten käib lihtsalt seal rääkimas. No, kaptenina on tal see õigus seal seletada, aga siit kollane kaart tuleb vahetuses sekkunud sellele ukrainlasele Kulijevile. Ja penalti Florale. Ja siis veel jääb veel 10 minutit mängida ja grusiinid muutuvad sellega ikka, või Gruusia meeskond muutub ikkagi väga närviliseks. Nad on juba siin praegu väga närvilised. Ja no kehvasse olukorda ta jäi, Teeväli edestas teda ja see pall oli ka sinna tsooni tulemas, käed seob ümbert kinni ära. Teeväli väga targalt tegelikult tunnetab. Makarice.
on mänginud ka Gruusia koondises, on mänginud ka isegi Eesti koondise vastu. Ligi 20 kohtumist A-koondises tal on, aga Zappinen on ka väga kogenud. Sellisel hetkel tundub kaugel see penalti, lööb kindlalt sisse. Oi, kui kindel. Pall kindlalt nüüd kaenlasse ja keskringi ja meil on 10 minutit minna ja Flora on lisaajast 1 värava kaugusele. 1 värava kaugusel saime selle, no tegelikult ikkagi, mis me rääkisime siin 80. minutil, et nüüd oleks kiiremas korras ühte vaja, tuli ära. Ja Zappinen siin väga ei vaadanud, tal oli see koht välja valitud, midagi vigurdama ei hakanud, et ei ole